Kas tulevikus peavad maakonnaliinidel sõitmise eest maksma ka lapsed ja pensionärid, kes praegu saavad tasuta sõita? Selles osas on tulnud valitsuselt väga segaseid sõnumeid ja nende segaste sõnumite vastu on kogunenud täna siia Stenbocki maja ette Keskerakonna meeleavaldus. No kahjuks tuleb tunnistada, et viimasel ajal on valitsuse poolt liiga tihti tulevadki sellised lihtsalt mõtte, et lapsed ja pensionärid peavad maksma ühistranspordi eest, lihtsalt mõte, et kasiinod tuleb maksudest vabastada. Kas seda liiga palju ei ole? Täna meil on meeleavaldus sellel teemal, et kellele tõesti Eesti riik kuulub ja kellelt me teeme sel hetkel kokkuhoidu. Praegu me teeme kokkuhoidu meie laste ja pensionäride arvelt. Võite pilti teha, aga laste ma keeran ennast küll. Meeleavalduse ajal lahkusid valitsusistungilt mitmed ministrid, nende suunas teedi hüüdeid, aga rääkima ei kippunud ei meeleavaldajad ministritega ega vastupidi. Kaamera ette püüdsime majandusministri. Kas arutatakse siis või ei arutata seda, et lapsed ja pensionärid peavad maksma? Ei arutata selles mõttes, et see on nüüd ainult väga väike kild olnud ja ebaõnnestunud kommunikatsioon. Üldiselt teenus on parem, kui inimesed tasuvad selle eest. On see siis kas võigi sümboolne, mis puudutab lapsi või pensionäre, aga et mingit tasuta asja pole maailmas olemas. Aga kas siis nad saab öelda konkreetselt, tuleb lastele ja pensionäridele pilet või ei tule? Ei või jah? No täna on ei, selles mõttes, et kuna enne ei ole mõtet teha ainult pileti otsust, kui on selge arusaam, milline on täielik reform. Just sellised segased vastused ongi probleem, ütles Kõlvart. Ajalugu näitab, et tavaliselt kui riigi poolt tuleb mingi sõnum, siis päris olukord on veel halvem. Meile lubati, et maksud ei tule ja ei tõuse, aga tulid ja maksud on tõstetud. Me lubati, et maksufestivali ei tule, aga tuli maksusõrgus, et tegelikult on hoopis vastupidi. Päris elu on palju karmim kui see, mida lubab meile valitsus. Siin õhtu akul on nüüd Balti jaama kogunenud päris palju rahvast, kes tahavad pealinnas sõita Harjumaale või kaugemalegi oma kodukülla. Ja kui siin Harjumaal ei ole olnud tasuta transporti tööealisel inimesel mitte kunagi, siis lapsed ja pensionärid on tõepoolest tasuta sõitnud, mida arvavad nemad võimalusest, et ka neil tuleks osta raha eest pilet. Oi, ega ei tahaks küll. Praegu on väga hea käia ilma rahata. Ei, mina arvan, et ei peaks. Ega see pension ka nii suur ei ole. Pension on ka väike. Nii et iga sent on arvel? On. Teie maksate ka praegu, aga mis te arvate sellest, et lapsed ja pensionärid peaksid ka maksma? Mina arvates nad ei peaks maksma. No miks mitte? Mõned valitsuse liikmed ütlevad, et no ikka tasuta asju pole olemas, kõik peaksid natukenegi kas või maksma. No ega pensionäridel seda raha väga palju ei ole ja kellel on palju lapsi, siis temal on päris raske võib-olla neile võimaldada seda piletit. Meie oleme omalt poolt ka välja öelnud, regionaalpõllundusmajandusminister samuti nüüd hilisemas ajas, et kui tuleb, siis see ei ole mitte selleks, et lappida ühistranspordi rahakasutust, vaid kas siis 0-eurone või 1-eurone kuupilet selleks, et saada ülevaadet, kes kus sõida. Nii et ei või jah, praegu veel on vara öelda? Jah, sellepärast, et arutelu alles käib, seda on vara öelda, aga võin öelda kohe ära, et selle maksumusse keegi ei pea kinni jääma, see on kas 0-eurone kuupilet. Mingisugused 20-eurosed piletid, millest räägitud on? Ei, ma arvan, et seda ei tule. Kas Eesti riik võidab? Kas Eesti riik võidab? Suur tänu kõigile ja kohtume!